Janis Vahter täna kaamera ees, tere! Tere! Korvpalliklubi Pärnus esimest aastat ja meie põhiviisiku mees, koheselt fännide lemmik. Alustame igavate küsimustega sinu jaoks, meie jaoks põnevatega, et mis vanuses sa alustasid korvpallitreeninguid? Ma arvan mingi teine klass umbes või mingi 7-8 või siin olla vist. Ja kus kohas? Esialgu Kristiines spordikoolis ja siis juba läksin Lasnamäel elama ja seal edasi kuni A-klassi lõpuni. Kes oli sinu esimene treener? Esimene aasta oli, ma ei mäleta selle treeneri nime, ma olin nii noor, aga Lasnamäel oli Rein Tammik algul ja siis oli Ralf Laineval. Enne videofilmimist me rääkisime ka, et sul on tegelikult kirjas 10. hooaeg Eesti meistriliiga ridades, sa ise mainisid, et on 9, et sa oled suhteliselt kogenud mängija. Et kas sa oled kaalunud varianti või otsinud, et minna üldse välismaale mängima? No otsida ise nagu niimoodi on keeruline, aga muidugi kui mingi võimalus oleks, proovida tahaks ikka. Sinu kõige meeldejäävam hetk selle 10 aasta jooksul meistriliigas? Mingi selline, kas olulisem võit või... No Rakverega teine koht oli, see on nagu ütlema kõige parem saavutus ka siis meistriliigas, et üks ta oli siis kõige eredam hetk ka. Millist treenerit, enda treenerit sa kõige rohkem hindad? Kes sul on kõige rohkem mida õpetanud? Ma ei teagi, eks ma üritan nagu kõikide treeneritelt midagi hea asja külge saada, et sükest ma ei oska nagu niimoodi konkreetselt midagi öelda, mis ma nagu õppinud kellegi juures kõige rohkem olen. Mida sa üldse pead enda tugevusteks väljakul? No ma tahaks öelda viskada, aga pole nagu pole see hooaeg nagu kaugelt väga hästi tabanud siin, et aga ma ei tea, eks ma üritan mängida võistkonnaga kokku nii palju kui abiks olla nii kaitses kui rinnakul. Nüüd me kuulsime, et ei ole kaugelt tabanud, aga sinu kõige suurem nõrkus? Väljakul või? Ma ei oska seda ka niimoodi öelda. Ma ei tea, kaitsemäng ma arvan. Ühesõnaga, sul ei ole nõrkus, et võib-olla siis võib öelda, jah? Kuidas sinu tee üldse Pärnusse jõudis? Et me teame, et Maitsu siia kutsus, aga millised olid su mõtted esimesed, kui sa Pärnus pakkumise said? No selles mõttes positiivsed, et eelmine aasta mulle meeldis, kuidas Pärnu mängis ja siis nagu see pakkumine tundus ka ahvatlev, et proovida siin ühe aasta või siis rohkem. Et eks see paistab, mis edasi saab. Meeldiv oli seda kuulda. Fännid ja toetajad valisid sind esimesel poolaastal kohe hingestatumaks võitlejaks. Mõned minutid tagasi rääkisin ka sinu peatreeneriga, et sina ja Elgar olete sellised teistmäesti mehed, et te tulete trenni, teil on niisugune positiivne aura ümber, et mis sa arvad, miks fännid just sinule selle tiitli andsid? No ma ei tea, peab nende käest küsima, aga eks siis ma ei tea. See on nagu endale nagu meeldiv siuke, ütleme, tunnustus ka või. Kuidas ma ütlen, et inimesed nagu näevad, et sa pingutad ikka. No tegelikult oligi põhjus selles, et sa pingutad lõpuni välja, sa irgutad teisi. Kus kohas sa selle positiivsuse võtad, kui sa oled -15 ja sul on mängu lõpuni mõned minutid ja kuidas sa ennast motiveerid? No me teame, ütleme, see peab nagu mänguks motiveerid ikka enne mängu ennast ja nagu reaalselt nagu hindad ära ka ju, mis võistkond vastas on, et võiduvõimalused. Et siis nagu ütleme nagu 3 minutit ja 15 punkti ei ole nii suur vahe ka nagu. Et sealt on võimalik tagasi ka tulla, nii et ja kui seal tekib mingi paar õnnestumist ka võistkonnal, siis tulebki uus energia. Mida sa annad teistele mängijatele absoluutselt, sellepärast sind valitigi selleks hingestatuimaks võitlejaks. Mul tuli praegu, kui ma seda küsimust küsisin meelde meie karika, mis oli siis veerandfinaal Tallinna Kalevi vastu. Et sealt me tulime suhteliselt surnud seisust välja.
No see oli jälle niimoodi, et seal oli meie poolt väga halb esimene poolaeg, aga teine poolaeg nagu kolmas veerandaeg suutsime seal seda vahet nagu säilitada vist, mis poolel oli, see oligi vist mingi 15 äkki. Võib-olla seal paar punkti tagasi ka võtta ja kui sa lähed nagu neljandale veerandajale mingi -10, siis ma räägin, siis ei olegi nagu, see ei ole suur vahe nagu, et mida tagasi teha. Mul on järgmine küsimus, hästi huvitav küsimus. Ma näen, et sa nimetaksid 5 mängijat Eestist, kes võiks olla sinu unistuste tiimis. Praegu mängivad või? Praegu mängivad, jah. Ehk siis umbes Eesti koondis. Ei, no... See ei pea olema, keda sa võiksid võita, et see oleks Eesti parim. See on sinu selline otsus, kellega sul oleks kõige toredam koos mängida, mis oleks kõige kistim. 5 mängijat koos endaga või? Jah, ütleme siis, teeme asja lihtsamaks. No kelle Reinar Allik võib-olla, Krista Saage. Ma mõtlen nagu positsioonide peale ka. Väga hea. Sa võid mõne vahetuse kanda siis, kui tuleb rohkem nimesid. No, siis ma ei teagi. 2 veel. Arusaadav. No võtaks sellest aastast Elgari ja Ranneri. Et mitte pähe pärast saada, jah? Räägi mulle, millega sa Pärnus vabal ajal tegeled? Vabal ajal... No meil on näiteks Estonia selle spa poolt, võime sinna minna vabal päeval sulistama, sauna. Ja ega siin ei olegi muud. Kui on vaba päev, siis ma olen siin ja siis ma üritan mingi väikse trenni ka teha ikka. Ennustame natuke, et meil on praegu põhiturniiril 4. koht. Me hoiame seda päris, me oleme heal positsioonil, me hoiame seda TTÜ ees ja Rakvere Tarva järel. Millist positsiooni sa ennustad põhiturniiril Pärnule? Ma ei taha midagi ennustada, aga ma arvan, et meie eesmärk oleks siis vältida neid 3 suuremat nii-öelda. Et me peaks olema kas 4., 5. siis järelikult. Et mitte minna play-offis kokku seal suurtematega. Rocki, Kalevi ja Tarvaga. Kes tuleb Eesti meistriks? Rock. Vale vastus. Olgu. Aitäh sulle, Janis, täna on meil hito. Kui kindlalt me võidame? Võidame. Kes viskab kõige rohkem? Nemanja. Ennast kiitmast ei julge ennast kiita. Aitäh, Janis Vahter ja Edu uueks!